Tartu Kivilinna Gümnaasiumi viimase 27. lennu poolt saab sõna 12. D-klassi õpilane, kuldmedalist Kaidi Kolsar. Lugupeetud direktsioon, õpetajad, lapsevanemad, külalised ja otse loomulikult lõpetajad. Kivilinna tänavuste abiturientide, nüüdseks juba vilistlaste, elus on täna oluline päev. Päev, mil saime kätte oma gümnaasiumi lõputunnistuse. Nii õppe- kui eksamiperiood, mis on sisaldanud kogu hingest pingutamist ning närviliselt tulemuste ootamist, on möödas ning igatsetud finišijoon saab kohe-kohe ületatud. Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 27. lend on eriline. Alustades sellest, et me oleme kõik niisamagi väga vahvad, moodustame me ka Kivilinna viimase lennu. Öeldakse, et õpilased on oma kooli nägu. Loodetavasti kanname me siis Kivilinna nägu ja vaimu edasi ka nüüd, kui lõpetame viimastena selle kooli ja lähme igaüks oma rada. Üks suure kooli ja 5 paralleeli miinuseid olevat vähene läbikäimine ning inimestevaheline kaugus. Meie lend välistas sellise olukorra tekkimise juba 10. klassi algul, kui korraldasime suurejoonelise tutvumispeo, mille seigad veel tänaseni aeg-ajalt jutuks tulevad. Loodud said tugevad sõprussidemed iga paralleeliga, tänu millele oli koolis alati midagi, mida oodata lisaks uute teadmiste omandamisele. Usutavasti püsivad loodud sidemed ka pärast lõpetamist. Lisaks sõpradele oleme aga gümnaasiumist saanud veel ühe olulise seltsilise hariduse. Siinkohal tahaksin tsiteerida Joseph Addisoni, kes on öelnud järgmist. Haridus on kaaslane, keda ükski õnnetus ei kohuta, ükski kuritegu ei hävita, ükski vaenlane ei saa ära võtta ega ükski despootia orjastada. Kodus sõber, võõrsil tutvustaja, üksilduses lohutaja ja seltskonnas ehe. See taltsutab pahesid, on teejuhiks voorusele, annab vaimule ilu ja väge. Kuigi gümnaasiumi lõpp on meie jaoks väga tähtis, sest lõpetame sellega ühe olulise etapi oma elus, ei ole see tegelikult mitte lõpp, vaid hoopis uus algus. Me sulgeme enesejärel ukse, et avada enda ees uus ning sirge seljaga edasi sammuda. Saadud tunnistusest olulisemad on omandatud teadmised. Ja pole oluline, kas edasiseks sammuks on õpingute jätkamine, tööle asumine või laia maailma avastamine, vajaliku hüppelaua oleme loonud just siin. Õppimine on suuresti võrreldav spordiga. Tuleb ise palju vaeva näha, harjutada ning ise ennast ületada. Ent sama oluline on meeskond, kes selja taga alati toetab. Me võlgneme suure tänu oma õpetajatele, kes on aidanud meil endid arendada ning õpihimu kasvatada. Me oleme tänulikud oma vanematele ja sõpradele, kes on välja kannatanud meie üleõppimisest tingitud hulluseood või vähese õppimisega kaasneva paanika ning kes on julgustanud meid jätkama ka siis, kui endil jaks lõppemas. Suur aitäh tuleb öelda igale inimesele, kellega oleme oma õpingute jooksul kokku puutunud ning kes on meie mõttemaailma täiustanud. Ja loomulikult ei tohi unustada ka iseendid. Kivilinna 27. lend võime kõik end elada ja katsutada, sest me saime sellega hakkama. Aitäh! Ja meil on hea meel anda oma lennu poolt üle koolile ka väike kingitus. Meie lend siis teeb meie armsale koolile ka väikse kingituse. Kuna meie kool nüüd jaguneb 2, siis väiksem
kann läheb väiksele koolimajale ja suurem kann suurele koolimajale. Ja kui te küsite, et miks just kann, siis me ütleme, et tarkuse ammutamiseks. Seepärast, et tarkust tuleb ju võtta kannuga, siis saab kõige rohkem.